Tere tulemast kuulama Lauri kasti, kus mina, Lauri, arutan erinevate Lauridega, et teada saada, kes meist on päriselt tegelikult Lauri. Täna istub minuga siin Tom Lauri. Tere, Tom Lauri. Tere, kuigi lihtsalt Lauri lihtsalt Lauri sobib ka. lihtsalt Tom sobib. Esiteks tahaksin ma teada saada, miks on kadunud jalast mu teksad ning miks sul on 3 kätt? See on normaalne, see on lihtsalt meie 4-käelise emperori soov ja teksad siis me kogume ja see läheb kultuseks. Kas tohib küsida, et mille jaoks te neid kogute? Ei, see hiljem, see on 3. generatsioonis saad teada, su lapselapsed saad sellest teada. Selge, aga ma tean, et see kõik juhtus juba enne muistsel ajal, aga proovi meenutada, kuidas sina hobisse sattusid? Hobisse sattumine on tegelikult selles mõttes kõigil, kes on minu generatsiooni inimestel, on praktiliselt Dawn of War oli sellel ajal. Kunagi see Dawn of War mängitud, sai sõbra Glanni mängitud, kõik asjad. Ja siis läks nagu aastaid mööda, kus ma põhimõtteliselt nagu mõtlesin selle peale mängisid ja siis hakkasin mõtlema, et huvitav, kas see Warhammerist on midagi veel. Nagu, et kas on midagi või ei ole, siis ma hakkasin googelda, ma vaatasin, et mingi Games Workshopi sait on. Okei, väga põnev, siis vaatasin neid mudelid, vaatasin neid ja siis vaatan, kurat, nad näitavad alati oma mudelitel see, et sul on siin need värvid, sellega teed ära ja siis näitas mingi 30-40 värvi, siis ma arutasin ära, mõtlesin, et see on nii kallis, ma ei taha küll sellega tegema hakata. Ei ole mõtet, siis ma võtsin lihtsalt raamatut, et hakkasin raamatut lugema, põhiliselt vist algus oli Cyphers Kane, Eisenhorni seeria, kõik niisugused põhiraamatud. Ja siis mõtlesin, et okei, need raamatud huvitavad, see universum on huvitav, ostaks ühe karbi, lihtsalt prooviks, vaataks. Ja kuna ma Armeedias asjas väga midagi teadnud, siis kõik soovitasid, internet tol hetkel oli siis 7. edition, kõik soovitasid Dark Vengeance boxi, sest see oli odav, see oli soodne asjad, mitte see, et mis armee sulle meeldiks, mis mudelid sulle meeldiks, vaid see, mis saaks hea soodne alustamiseks. Ja siis ma kunagi ostsin selle karbi, mis oli enne Gamers Guild, oli üks vend, kes oli seal Tallinna Ameerika suursaatkonna kõrval, oma poe tegi ja siis ma sealt ostsin selle ja reegliraamatu ja kõik asjad ja sealt ta edasi läks. Mis seal Dark Vengeance'i karbi sees täpselt oli? Sellel põhimõtteliselt kaos kultistid versus tumedad ingrid. Chaos Cultist versus Dark Angels. Tol hetkel ma oligi see, et ma ostsin seal karbi, ma teadsin Chaos Cultisti ja seda Chaos Space Marine ma ei hakka kindlasti tegema. Need mudelid on kõik ammu juba maha möödud, välja arvatud üks Hellbrut, kes on laua peal, aga sellest me räägime hiljem. Ja siis oligi, ma tegin Dark Angelsid, ma käisin mingil ka üritusel, mida Andrei omal ajal jooksutas, oli siis Lorienis, ta tegi seal ürituse, käisin proovimas, rääksin inimeste juttu, täitsa huvitav oli, tõmbas nagu konksu sisse. Aga kogu aeg, ja siis samal ajal ma leidsin ka siin kaldi, aga samas oligi see tolle selline aeg, et ei olnud kogukonda, internet võib-olla kasvas sellise asja puhul ja kõik soovis ikkagi, et Dark Angels Carpe Nia alustamiseks asjadeks ja siis tuli 8, põhjalikult läksid 8. editionisse kohe, mulle tuli 7. lõpus ja siis ma üritasin seda Dark Angels Carpe edasi arendada, ostsin 2 seda Dreadnoughti, Redemptor Dreadnoughti aga ma sain aru, et see ei ole minu jaoks see armee. Selle poolest mille pärast ma ka tihtipeale, kui inimesed räägivad, et millise armeed alustas, siis ma ei salli seda, kui öeldakse, et alustas see on hea odav või selle poolest. See on nii suur viga, sest odav pikas perspektiivis ei tähenda mitte midagi. Mäletad sa, milline oli su esimene mäng? Esimene mäng, kus ma sain täringut verd, oligi see Andrei üritusel, kus on Jaanus mängis oma Astra Militarumiga kellega vastu ja siis anti mulle kätte, et näe, siin on tank, siin on täringud, veereta neid. 3 bussiga lööb pihta või 4 bussiga lööb pihta ja siis mul nagu see, et ma lihtsalt veeretasin täringud, ma ei tea mitte midagi, mida ma teen. Ja mu vastan ütles mulle, mis tulemas pean saama, aga samas sa tõmbad. Teine, ütleme 2 reaalset mängu, mis peale seda oli, ma hakka nimeta, kelle vastu nad olid, aga nad olid ikka väga halvad mängud. Ma läksin kohale, tol hetkel ei olnud meil selliseid maastiku standardid, nagu me räägud on, mis on selle poolest, oli suur avatud laud, mina läksin oma Fluffy 1000 punktisi Dark Angels listiga sinna, mõlemad vastased tõid väga tugevad, ütleks isegi turniiri tasemel listid ja mõlemad mängud olid põhimõtteliselt esimene käik läbi. Ja mul oli nagu see, et
ahah, väga äge. Ja ma vahest mõtlen tagantjärgi, et kuidas mul oli jaksu või viitsimist peale niisuguseid mänge veel seda mängu edasi mängida, sest mõlemad vastased lihtsalt tulid selles mõttes, et nagu sa läheksid väga tugeva vastase vastu, mitte selle õpetama ja et tol hetkel jah, see suhtumine võib-olla teine ja siis oligi nagu see, et ütleme niimoodi jah, alustamine oli väga-väga ränk ja raske minu puhul. Et need mängud olid rasked, ma ei teadnud, mida teed ja noh, reeglid olid ka tegelikult tol hetkel olid vähe tummisemad ja selle poolest, siis minu arust ka see alustamine oli ka vist, kas mäletan, kes 8 oli juba, ei 8 oli juba jah, 8 ikkagi proovisin ära. Et esimesed 4-5 mängu olid ikka väga rängad, ei olnud sellist nagu combat patrolli mitte midagi ei olnud, asjad olid ikka väga katkised ja ei olnud, ma ütlen 8 edition ei olnud minu jaoks väga lõbus. Kui esimesed mängud olid niivõrd rasked, siis milline oli esimene miniatuur ja selle värvimine? Esimene miniatuur oligi Dark Vengeance Karbist, kus ma põhimõtteliselt noh, internet elu ma taskus täis spray primer, kasutaks seda algajana, võtsin mingi suvalise spray primer ja lasin ära ja siis mõni aasta läks liiga tihkelt jälle ja õppimist oli palju ja siis oli ka soovitus, et spray prime'i spruu peal kohe enne ehitamist. Ütlen ausalt, see oli väga halb soovitus, ma ei saa aru, miks inimesed seda teevad, miks soovitavad seda, see oli väga idiootne. Ma võin kogu aeg öelda ka, et kõik tuleb, mina teen, aga siis on see, et sa võtad see mudeli, sa spray prime'id selle spruu peal ära, siis oli ka spruu pealt maha. Kui sa oled normaalne inimene, sa eemaldad ka need mold line'id, sa eemaldad ka need tükid. Ma tean, mõned inimesed ei tee seda. Sa tead küll, kes sa oled, kui sa kuulad seda. Aga ma ei pane pahaks, tore inimene. Aga jah, siis sa eemaldad ju selle, samas kui sa selle moldi maha võtad, sa võtad eemaldad ka primeri maha, et siin on ikkagi kohad, mis ei ole primitud, otseselt väga hullu ei ole, aga samas ei ole. Ja oma tarkuses ma ei teadnud pinslite suuruses, ma alustasin nende Space Marine'ide värvimist oma 0.2 pintsliga, ehk põhimõtteliselt midagi saad pisikesid detaile. Mina base coatisin sellega ja siis ma panin seda Dark Angel screen'i, mis on hästi halb värv, mis katab hästi halvasti ja muidugi ma pidin ostma selle Vallejo alternatiivi, mis ka ei kata nagu üldse, ehk panin mingi 4-5 kihti seda peale, et saada mingi tumeroheline peale oma üliväikse pintsliga ja see mudel mul siin ka siin on näha seda värvi tekstuuri, mis ta lisas, kõige hullem ei ole, aga sa nagu näed, et mudel on lisatud tekstuuri. Vahest ma vaatan seda mudelit uuesti, mind ajab see nägu lihtsalt väga naerma, eks ma panen selle valmis söödesse ka selle pildi, aga see nägu on lihtsalt nagu väga humoorikas, ütleme niimoodi. Ja kui ma seda mudelit vaatan, siis see nägu näeb välja nagu ta oleks peaaegu teksavaras juba. Ja ma näen seda inspiratsiooni nagu seal, et see, kus see tulnud on selle poolest, et õppimist oli väga palju ja jällegi ma mõtlen ka järgi, et huvitav, kuidas ma läbi surusin nagu see, et mingi konkursil ikkagi sisse tuli, mis pani mind nagu tegema seda, sest pärast, kui ma tegin järgmise, ma ostsin uue karbiga Space Marine juurde, et rohkem mängida, siis ikkagi asi läks ikka palju paremaks, et areng oli väga, võib-olla oligi asi selles, et areng oli nii kiire. Kui Dark Angelite mängimine ja värvimine niivõrd tülikas oli, siis milline su järgmine armee oli? Järgmine armee, järgmisena tuliki, ma päris palju ostsin Dark Angelis, enne kui ma sain aru, et mulle ei meeldi, sest kui ma Siege vaatasin, see internet nagu praegugi, nad on kallid, neid on palju vaja, neid on raske värvida ja neid on veel raske mängida. Aga mulle meeldis kõik see lugu ja asi, mis nende ümber on. Siis tuligi järgmised Stealerid, mida ma tegelikult värvisin ja ehitasin oma, ma mõtleks tol ajal, ütleme, 3-4 toon punkti. Olen see värvitud kõik ära ja asja tehtud, mis nüüdseks on juba kõik värvi maha saanud, uue värviskeemi saanud, mida ma tegin uuesti. Aga probleem oligi 89. oli see, et neil oli väga palju relvavariante. Basic squadil oli umbes 8-9 erinevat relva ja mida sa kõiki veeretas, kas andsi pumppüssi, kas andsi autogunni, mis on nagu minimaalse vahega, aga sa vahest luges ja siis see visiviig oli lihtsalt kohutav nende peale, et põhimõtteliselt ma ehitasin selle armee suurelt valmis, aga ma ei mänginud praktiliselt nendega mitte kunagi. Kui mitu armeed
sa vahepeal läbi käisid, kuni sa uuesti teksavarasteni jõudsid? See on hea küsimus. Ma üritan nüüd natuke olid teksavargad, siis ma üritasin Kustodest maha müüdud, Äädmekki maha müüdud, Necrons maha müüdud, Knightid siiamaani on ja need on ka niisugune, kuna nad on piisavalt ilusti värvitud ja samas nad nagu halvaks ei lähe mudelitena, siis ma hoian nad alles, et ma olen nagu löönud endale eesmärk, et ma hoian 3 armeed. Midagi oli veel. Midagi sinist? Ei, see tuli hiljem, sinine on hea, aga mingi armee oli veel, mida ma alustasin ja müüsin maha, et ma olen päris palju armeesid alustanud ja maha müünud, et ma ei ole leidnud sinissi. Sinised tulid Grey Knightid olid ka. Grey Knight ma mängisin 9. Põhiliselt mängisingi Knight ja Grey Knight oli 9. Siis mängisin. Nüüd on ka nüüd maha müüdud. Et mul väga sidet ei tekke oma mudelitega, mis ma olen teinud, et ma väga pigem ei hooli, et mul vaatan lihtsalt selle järgi, palju mul kapis ruumi on, kui kapp hakkab täis, sama selge peab midagi maha müüma. Aga sinised tulid väga huvitavalt, sest sinis oli see, kui 9. 10. see läks, siis 9. oli Grey Knighti oma põhiarmee ja 10. me kõik, kes Warhammer teavad seda, et kadus ära Psychic Phase. Ja mille jaoks Grey Knighti tuntud on Psychic kasside pärast. Ja kuna see oli minu jaoks niisugune šokk, siis ma põhimõtteliselt ei mänginud terve aasta, esimene aasta 10. editionit ei mänginud. Sest minu jaoks oli see, et Grey Knighti jaoks ka Psychic ära ja Smite, mis mulle väga meeldis, mis oli väga äge, vastaste jaoks mitte, ma olen tegelikult kokkuvõttes olen õnnelik selle muutuse üle, mis siin toimus. Aga kui Smite läks selle peale, et ma teen mingi Psychic Powerit, nüüd on see, et I cast gun, siis nagu ei olnud enam väga tore ja see võttis mul isu ära, aga mul oli üks tööslane Andre, kes oli huvitatud Warhammerist tulekust ja ta näitas mulle, et kuule, et Mabrikus on see Leviathan box, Leviathan karp on nagu põhimõtteliselt on -50% või midagi taolist või midagi hästi odav, et teeme 2 peale, ma ütlesin, võib ju proovida, samas tore karp ja kõik ägedad ja ultramariinid on ka mulle tegelikult alati südames meeldinud. Aga jällegi, kui me läheme nüüd 8. algusesse tagasi, siis võib-olla see keskkond või kogu see Warhammeri keskkond oli palju toksilisem, kui ta praegu on. Sest kõik oli see, et Ursula Smurfid, see miimid olid nagu, ma ütleks, õelamad või vastikond või suhtumine nagu palju hullem, kui praegu oli. Nüüd võime natuke nalja teha, mul ei ole hullu, et kõigi Smurfideks asju kutsub, see on täiesti okei. Aga tol hetkel oli see nii palju õelam ja eriti algan oli ka see, et ma ei tahtnud seda ultramariina armeed alustada, sest ma tundsin, et neil on teatud stigma küljes. Aga samas mulle see sinine väga meeldis ja nüüd 10. olid nad väga pikad mu põhiarmee. Mis sa arvad, kuidas sa sellest stigmast lahti said? Kas see oli lihtsalt, et kuidagi kommuuni või keskkonna suhtumine muutus? Ma usun küll, et kommuuni suhtumine üleüldiselt on muutunud ja kõik on paremuse poole muutunud. Eriti ma tundsin ka 10. oli see, et jah, paljud tunned puudust nendest 9. eriti sügavatest reeglitest, aga mina näen pigem sedasi, et 10. on avanud palju rohkem teed uutele mängijatele ja su värviskeemi ei ole enam nii oluline, sest vanas see, kui sul olid ultramariinid ja sa tahtsid mingi muu armeena mängida, näiteks Salamandri, siis sa ikka vaadata ikka väga teravalt peale, mida sa teed. Nüüd on see, et Space Marine on Space Marine. Jah, tehniliselt loori mõttes ja võib-olla ei ole kõik ilusam, aga samas, kui sa oled turniirile, kedagi väga ei hooli sellest, millised värviskeemiga on. Ehk sul ei ole seda nii-öelda stigmat küljes, et mis värviskeem, sest kunagi ma alustasin ka oma Knight'e, alustasin selle pärast, värviskeem oli väga seotud armee reeglitega. Mulle meeldis House Raven, aga samas ma tahtsin teda mängida ka nagu teiste majadena, teiste detachment ja teiste reeglitena, siis ma tegingi nagu oma värviskeemi, mis oli lilla ja panin House Raven detachmenti peale või need transferid peale, et mul oleks võimalik mängida ka teiste nagu majadena seda, ilma et keegi tuleks ütlema, et kuule, et miks sa mängid sellena, sest sellel on ju, see värviskeem ei lähe selle detachmenti või selle majaga kokku ja siis ongi, et sellepärast mulle 10. väga meeldib, et sul on nagu, jah, ta on lihtsustatud sõjamäng, aga samas ta on nii palju rohkem teid avanud, et sa saad oma asja teha. Millise oma värvitud mudeli üle oled sa kõige uhkem? See on hea küsimus. See ei ole mu kõige ilusam mudel. See ei ole mu kõige paremini tehtud mudel, aga see on esimene mudel, mille üle ma olin tõesti uhke. Ja see tuleme jälle tagasi Dark Vengeance karbi juurde. See on see Hellbrute, kus oli esimene mudel, mida värvisin ära. Siin ma näen, et ma olen osanud juba värve lahjendada. Ei ole niisugust mõnusat tekstuuri enam peal. Ma olen üritanud
mul oli ka see alati see, et kui ma tegin neid värviskeeme, üritasin võimalikult puhtalt värvida, see on alati mu teema olnud. Ja siis ma näen ka, et ma olen üritanud mingi highlight'e teha, ma olen seda nahka üritanud ilusti värvida, uut baasi teha, väikse jõe olen siia, mingi rohelise jõe olen siia vahele teinud. Et see on ikka vahest see mudel, mida ma vaatan ja tunnen, et see on see esimene mudel, mille üle ma tundsin uhkust. Ja see tõttu on ta jäänud alati mu lemmikuks. Ma suudaks ta, kui ma praegu selle mudeli ette võtaks, ma suudaks sama värviskeemi 10 korda paremini teha. Mitte mingit küsimus ka. Aga ma ei värvi teda kunagi ümber, sest ta tõesti, ta on minu jaoks nagu tal on eriline koht mu südames. See on üks vähese mudel. Kui ma peaks kõik teise mudeli kaotama, sellise jaoks hullu, aga kui ma selle mudeli kaotaks, siis ma oleks väga kurb. Kui sa ütlesid, et sa oskaks nüüd ilmselt paremini värvida, siis mis sa arvad, milline hobiga seotud oskus on sul kõige rohkem arenenud selle aja jooksul, mis sa hobis oled olnud? No kõige lihtsam vastus on muidugi värvimine. See on nagu kõigil. Aga ma ütleks niimoodi, ma oskan nüüd palju paremini mängida. Ma tean reeglid paremini, ma oskan oma armeed luua, ma saan aru, kuidas see mäng käib. Sest ma ütlen, kui ma vaatan oma 8-9 mänge tagasi, siis ma tihti veel see, et lihtsalt ma väga ei süvenenud, kuidas see mäng toimib, ma lihtsalt veerisin täringuid, viskasin mingi asja kokku, ma väga võib-olla ei jaganud biiti, kuidas need asjad toimivad, kuidas need fight first, fight last asjad toimib. Nii et ma ütleks, et ma olen mängijana palju paremaks läinud. Sest jah, ja üks asi on veel, et ma olen ka aru saanud, kuidas mulle meeldib oma armeesid värvida ja kuidas nad kiiresti teha. Niimoodi, et jääb ilus, aga ma suudan realistlikul ajafraamis ära teha. Kumb sulle üldiselt rohkem meeldib, kas värvimine või ehitamine? Ma vihkan ehitamist. Miks? No see on nii... Ma saan aru inimestel, kellele meeldib ehitamine, see on nagu legod ja kõik asjad, see on nagu tore, et sa ehitad mingi kokku, sa vaad oma kätega ehitad mingi asjad tee valmis, see on nagu, sa oled ise loonud midagi, aga my god, ehitamine minu jaoks kõige nõmedam, tuimem tegevus, mis saab olla, see on lihtsalt minu jaoks see, et ma pean selle ära tegema, et jõuda sinna protsessini, kus ma saan hakata fun nagu lõbutsema. Ta ei paku mulle mitte midagi, samamoodi nagu ei paku mulle legod ehitamine, ma olen see Jaapani robotid. Ja. Neid üritanud ehitada ja no minu jaoks on see lihtsalt nii igav ja tuim tegevus, ta ei paku mulle mitte midagi, nii et igal juhul värvimist naudin, ehitamis on see, et see on see protsess, mis ma pean lihtsalt ära tegema, et saada sinna, et ma saaks mingi toredant asja teha. Kuidas sa sattusid võistlusliku või competitive mängustiili otsa? Vanemad olijad mäletavad, ma olen alati võistluslik mängi olnud, alati. Kui ma mingin lauamänge asju, ma võin manipuleerida võib-olla arvamusi, eriti kui mingi competitive mäng või asi, kus on nüüd mingi reedmiselemendiga mäng, siis ma võin manipuleerida seda arvamusi, et kallutada seda enda poole, et seda võitu tuua ja lubada asju, mis võib-olla või ei tule kokku mängu lõpuks. Aga selles mõttes ma olen alati olnud see, et ja kõige hullem see, kui ma mõtlen ka tagasi, ma ütlesin ka, et ma olen nagu mängija paremaks läinud, kui ma mõtlen nende 89. editioni mängude peal, mis ma tegin, ma võin vahepeal, nüüd ma lähen ka vahepeal soolaseks, see on normaalne, kõik lähevad. Aga kui ma mõtlen tagasi nende mängude peale, siis ma olin tegelikult ikka väga halb vastane, siis minu jaoks see võit oli premiaarne. Ma tahtsin võita, tahtsin iga hinnast võita. Ja kui ma kaotasin, siis mõned vaned olijad, kes on kuulajad seda, kes mäletavad, on minuga mänginud, siis teavad, kui hapuks ja kui nõmedaks ma suutsin minna. Ja see on ka üks asi, mida ma siin 10. editionis olen üritanud parandada endas. Ma ei hakka täringut süüdistama, see ei ole täringute süü, et ma halvasti veretasin. Kuskil ma tegin mingi vale otsuse, kus ma panin üksuse valesti. Need ei ole täringut süüdi. Vahest veretab parem, vahest halvem, see on okei. Ja kui ma hakkan kaotama, no pole hullu, ma võib-olla natukene tunded läheb nagu natiks, võib-olla räägin vähem, aga selles mõttes ma ei taha enam ennast vastase peal välja elada. See ei ole minu jaoks enam okei. Et see on ka üks asi, mida ma tahan parandada. Nagu ma aru saan, siis 10. edition 40K on olnud sinu jaoks vägagi positiivne kogemus. Ja väga positiivne. Minu jaoks on alati olnud see, et ma saan aru inimestest, kes tahavad tuua narratiivs lauda, panna ilusat lauatükki peale, aga minu aju ei tööta niimoodi. Mina ei näe seda ilusat lauda. Mina näen, kus leinis sa saad kõige paremini lasta,
kuhu sa saad peituda, kuhu ma saan nagu üksuse valmis panna, et sa rünnakule minna, ma näen seda, ja selle jaoks ja minu jaoks need L-kujukesed, mis paljud inimesed nagu ei salli, on minu aju jaoks ideaalsed, sest kui ma tulen mängima, ma tahan seda, et meil mõlemad oleks sama võimalus võita ja võidab see, kes teeb paremaid otsuseid. Mitte see, et kellel sai esimese käigu ja siis lasin pool mu armeed esimene käik maha, sellepärast, et laud oli narratiivse mõttes pooltühi. See ei ole minu jaoks. Ja seda ma mõistsin võib-olla kõige paremini just hiljuti, kui ma LVS-i käisin, siis ma ei saanud ennem aru, miks inimesed räägivad, mul ei meeldi käia need turniirid, mul ei meeldi need L-kujused maastikutükid, ma ei saanud kunagi aru, miks sul ei meeldi, mis sul on sellega, mis on, kui ma käisin LVS-il ära, ma sain aru, et okei, minu jaoks ei ole tegelikult see narratiivse lauad ei ole, minu jaoks ei ole sobilikud. Samamoodi nagu nende jaoks ei ole need L-kujulised sobilikud ja ma väga hästi mõistsin nende tundeid, miks nad räägivad mulle, et kuule, ma ei taha turniiride käia. Ja ma sain aru, et ahaa, okei, sest mina tundsin täpselt sama nende narratiivse lauda. Üritus oli tore, vastased toredad, kuigi mõnes mängus võib-olla läks natukene võib-olla nihu, aga ei ole hullu. Saime vähemalt lõpuks hea mängu, aga seal oligi lihtsalt see, et ma mõistsin, et see ei ole minu jaoks. Ma ütleks, et see on küll hot take, et LVS-i lauad sulle ei sobinud. Kui me hot take'ide veel lähme, siis jah, nad olid välimused väga ilusad, aga kui ma näen seda, et jalajälg on pandud maha, et okei, ma saan jalad taha peituda, aga kui jalajälg on avatud, ehk kui ma liigun siin jalajälje peale, siis vastane saab ikkagi poole laua pealt lasta ja mul ei ole kuhugi varjuda sinna, siis kokkuvõttes seda jalajälge seal ei olegi, siis ma pean see jalajälje taga olema. Ja see näitas ka see, et vaata, minu jaoks on see, kui ma näen mingi missiooni, ma mõtlen kohe ajus läbi, kui ma saan esimesena, ma teen seda ja mäng on võidetud. Kui ma olen teisena, okei, ma pean seda tegema, et mäng oleks võidetud. Siis ma aju hakkab kohe analüüsima. Ma ei mõtle seda, et veeretab täringud ja nii tore ja nii lõbus. Ei. Ma aju ei tööta kahjuks niimoodi. Ja siis oligi esimene mäng, oli võib-olla missioon, oleks võinud natuke parem üles heitud olla, meil kahjuks Jaaniga esimene käik oli üpriski tõrõge, aga õnneks teises käigus meil läks nagu mõlema lõbusamaks, me rääkisime läbi, läks paremini. Teine mäng oligi see, et mul lihtsalt oli juba laud oli parem, aga samamoodi mul ei olnud väga võimalik võita ja kolmas mäng oli lihtsalt kahjuks teise käigu esimene selles pooles, ma läksin esimesena, tapsin pool armid ära, ja teine käik oli mäng läbi. Et seal vastane kahjuks ei saanud mitte midagi teha, sest ma lihtsalt laud oli avatud, ma lendasin peale, infiltreerisin peale, lendasin peale ja kõik ta oli kuhugi peituda otseselt ja kahjuks ma ei tunne, et nagu vaata, mulle ei meeldi need niisugused tüüpi ebaausad mängud, kus see ongi see, et narratiivi mõttes jah, ei olegi, nad ausad ei olegi selles mõttes, päris maailm ei ole ka aus, aga ma ei tule mängima sellise jaoks. Lauad ilusad, aga minu kui kompetitiiv mängi jaoks kahjuks liiga ebaausad. Kui me juba siin soolases nurgas oleme, siis ma küsin sinu käest ka ära, et mis sulle võib-olla 10. editionis kõige vähem meeldis? Algus. Mul ei meeldis algus. Nagu ma rääkisin Grey Knightide see Psychic Phase'i kaotamine, see oli nii valus, et ma sõna otseses mõttes lõpetasin 4K mängimise täielikult ära. 1 aasta. Mängisin Battletech, väga hea mäng, mingi hetk peaks ette võtma, aga ausalt öeldes mis mulle veel ei meeldi? See oli alguses nad päris palju reeglid ümber teinud. Mul ei ole väga palju asju, mis mulle ei meeldiks. Selle poolest. Mulle võib-olla ei meeldi inimeste suhtumine, kes ise ei mängi. See on asi, mis mulle ei meeldi, kui me oleme siin soolases nurgas. Sest väga palju inimesi on need, kes lihtsalt ei mängi seda mängu, aga neil on arvamusi selle mängu kohta ja see on tihtipeale väga häiriv. See on fine, kui sa mängid ja sulle teatud asjad ei meeldi, sa annad oma arvamust, tead, jaa, super, tore, igaühel oma arvamus, aga kui sa ei mängi üldse ja selle 10. praktiliselt üldse mängid ja sul on ikkagi nii palju arvamusi, mis on kõik halvasti ja nõmedasti, siis see on see, mis mind kipub häirima. Et mängi ja vaata või lihtsalt mulle ei meeldi lihtsalt vingumise pärast. Ma arvan, et see on aus. Aga nüüd tulevikku vaadates, mida sa ootad 11. editionist kõige rohkem? Ma ootan seda, et VTC maastik jääb alles ja ma ei pea hakkama uude maastikku investeerima. See, kui turniiri korraldajana on
minu jaoks on väga, väga, väga muret tekitav, mis just Games Workshop ise ka, et ma saan aru, miks nad seda teevad, nad tahavad oma maastikku, mida nad loonud, hakata kasutama, aga samas nad keeravad oma mängijatele ka eriti, Ameerikas praktiliselt kõik kasutavad GW layout'e ja GW maastikku, mis on praegu Chapter of Two's. Ja see praktiliselt ka ei sobi selle uue asjaga, mis tuleb. Ehk nii palju turniiri korraldajate tuleb probleem, et kas nad peavad hakkama uut maastikku tegema või ei ole, et see on nagu asi, mida ma tahan teada. Mida ma ausalt ei oota või ausalt jätab väga külmaks, on praeguse hetkel on see starter box, mis tuleb. Kõik need Space Marine'i mudelid on minu jaoks siiamaani olnud kõik väga igavad. Ja ma ei ole kindel, kas ma tahan seda karpi üldse. Mis on parim õppetund, mille oled oma hobi karjäärist kaasa võtnud? On üks õppetund, mida ma olen terve elu üritanud igas asjas, mida ma teen, parandada, aga kuidagi ei õnnestu. Ära kiirusta. See on asi, mida ma kogu aeg eksin ja mida ma üritan kogu aeg iga asjaga, mida ma teen, parandada, et ära kiirusta. Aga muus mõttes õppetund, see on väga hea küsimus. See on väga hea küsimus, millele on raske vastata. Võib-olla, tegelikult ma võtaks võib-olla kogukonna mõttes, et ära muretsi nii palju. Et jah, selles mõttes vanasti muretsin hästi palju, kus ma tunnen keskkonna, kus kõik inimesed liituks, kõik inimesed tahaks olla, kus kõigile meeldiks olla. Nüüd on pigem see, et ära muretse. Kui sa ei suuda nii keskkonda luua, mis võib-olla kõigile meeldiks või niimoodi, siis on okei. Kõigile ei saagi meeldida ja samas mingi hetk, kui keskkond ei ole piisavalt hea, siis keegi tuleb ja loob parema. Ja see on täiesti okei. Kui me nüüd läheme 40 aastat natuke kaugemale, siis millistes mängudes võib veel Tommi higistamas näha? Higistamas? Ei, okei. Kus mängus higistamas? Pigem higistamas ei näe. Battletecki ma tahaks uuesti hakata mängida. See mäng, kus ma ei ole üldse competitive. See on üks vähese mänge, kus mulle meeldib lihtsalt täringud veeretada. Sest seal on kõik nii... Seal on tõesti võib-olla see, et player skill loeb rohkem kui see, mis relvad su asjadel on. Sellepärast, kuidas sa positsioneerid ennast, kuidas sa paned. Ja seal ma saan tõesti niisugust fluffy maastikku luua ilma, et ma peaks muretsema, et nii halvad see läheb. Ma olen proovinud ka Malefod, mis eeldaks, et peaks minul olema ideaalne mäng. Väga turniirimelik, väga asju, mida sa saad nagu teiste mängijate keeramiseks teha. Aga kahjuks need mudelid ei lähe mul üldse peale. Need mudelid ei ole ägedad minu meelest ja ma ei saa kunagi aru, kuidas inimesed nagu koopivad sellega, et nende nägudel, mudelite nägudel ei ole mitte mingit tekstuuri. Ja siis on see, et nagu normaalselt sa saad ise teha. Sa annab võimaluse freehandid ise need näod valmis. Ja mul on nagu see, et mida sa hingad? Anna mulle ka seda. Ma tahan ka seda sisse hingata, seda koopiumi. Jaa, seda koopiumi, mida sa hingad, et need näod. Aga jah, need kahjuks mudelid ei lähe mulle peale. Ja ma olen proovinud Age of Sigmari, aga mul on ikka tunne, et ma vist pean ikkagi oma Stormcastit müüki panema, sest ma kardan, et Age of Sigmar on täpselt selline mäng, mis mulle ei meeldi. Sest seal on ka samamoodi, et see on see, et saame kokku, veeretame täringuid, vaata, mis äge asi juhtub. Aga minu jaoks on täpselt see vastupidine. Mis mõttes see äge asi juhtus, mis mul, veeretasid 4+, nüüd mul on põhimõtteliselt terve üksus läinud. Äge! Ma ei saa mitte midagi vastu. Ja ma kardan, et see on täpselt niisugune narratiivne mäng, mis ei ole minu jaoks. Mis mänge? Ma ei mäletagi, ma olen vanasti proovisin hästi palju erinevaid mänge. Ja ma proovitasin inimesi ka proovida erinevaid mänge. Aga üks asi, mida ma olen aru saanud, on see, et kui mängubaasi ei ole all, kui ma näen, et mängul ei ole piisav mängid all, ma ei taha sinna investeerida, ma ei taha sinna mudeli osta, mida värvida, et siis võib-olla korra aastas saada üks normaalne mäng. See ei ole minu jaoks. Ja võib-olla see on ka üks põhjus, miks 4K on siiani mu üks põhilise mänge. Mul on vähemalt võimalus leida oma selle piiratud ajaga mingi mäng kuskil. Kuuldatavasti oled sina üks AE kogukonna asjapulki. Mis on sinu jaoks kõige toredam osa kogukonna arendamisest ja juhtimisest? Ma ei juhi kindlasti, see aega möödas. Ütleme esimesel võime niimoodi kokkuvõttes, esimesed paar aastat oli see, et mul oli väga meeldis asja arendada. Kogu aeg oli midagi muuta, midagi parandada, uute inimeste otsimist, uute inimeste kaasamist, see mulle väga meeldis.
aga nüüd, ma ütlen, see kõige toredam on see, et mida ma viimasel ka inimesed küsivad, et millal serveri sünnipäev tuleb, millal see tuleb, siis minul ongi see, et aga sa võid ise teha. Sest minu jaoks on see, et see kogukond võiks olla, ongi see, et mitte ühe inimese poolt juhitud, vaid kogukond ise liigub sinna, kuhu nad tahavad liikuda. Ehk kui ma ei taha, et oleks see, mis inimese vahepeal üritab naljatada niimoodi, mida lausa mulle see naljad üldse meeldi, Tomperor tuleb, Emperor Tom nagu nii-öelda, tuleb ja juhib meid, mul on see, et mulle ei meeldi need naljad, sest mulle ei meeldi, et see kogukonnaks nagu ühe inimese suunatud või niimoodi, et see aeg on möödas. Ehk kui minuga peaks midagi juhtuma või ma ütlen mingi üks arvamus välja, mis kõik hakkab vihkama, et sellest ei raguneks ülejäänud kogukond ära, vaid nad oleks piisavalt tugevad, lähevad ise edasi ja nad ise nagu võtavad selle juhtimise perioodi üle. If that makes sense. Ehk siis sa oled kommunist? Aga ma olen nüüd südamed anarhist. Ja siit tuleb ka, miks mul teksavargad nii väga meeldivad. Mis oli kogukonna kas arendamise või kuidagi eestvedamise ajal kõige raskem või tülikam osa? Tülikam, ma ei ütleks tülikam, see on nagu vale sõna, vaid raskusi võib-olla mitte ka raskusi, võib-olla oli see, et inimeste kaasamine. Kui te mäletad, see alguses liitus, ma tervitasin iga inimest eraldi, rääkisin ka inimesega eraldi, ütlesin, mis teed, kus sa teed, räägi mulle, bla, 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 et tundsin siirast huvi. Ja siis oli see, et hästi palju ma suunasin inimesi, kui keegi midagi ütles, aga keegi vastan, siis ma tihtipeale ütlesin Marekile, kuule, vasta talle, räägi tamaga või Ainsule, kuule, vasta talle, et tunne huvi, et tekitame üks kogukonna vestluse. Ja siis üldse need kokkusaamised, aga need ei olnud üldse tülikad, sest kokkudel see, et muidugi see asjad inimest sinna saamine oli alguses raske, et tihtipeale saatsin personaalses sõnumit, kuule, kas sa tuled, et tule ikka, et see oleks tore. Aga samas, kui inimesed kokku tulid, siis see oli väga tore, sest niisugused kogukonna kokkusaamised nagu praegu juba iseseisvalt toimuvad Tartus, Tallinnas, need on hästi toredad. Mul on hea meel näha, et inimesed teevad see ise. Kuigi vanasti me tegime baaris, me tegime jõumaaras, istumise asju, hästi palju üritasime erinevaid asju proovisime teha. Et mul on väga hea meel näha, et nüüd inimesed teevad ise seda. Kes on sinu lemmik AE liige? Ässa raks, mis küsimus. Wow. Kas ma peaks ütlema Lauri siin või? Siis sa pead ütlema ka milline Lauri. ei. Lauri kindlasti lemmikliige. Lauri kindlasti ei ole. Lauri kindlasti. See on nagu kindel. Ma arvan, võib-olla suurimaks toeks on mul olnud Marek ehk Slaughter. Tema on mind nii palju nüüd algusaastatel aidanud, kui ma peaks ütlema lemmik inimesi, ja siis on tema ka niisugune inimene, kelle peale ma saaks alati loota, kui ma tean, kui mul on vaja midagi teha, siis ma saan teada, et kui ta on vaba aeg, ta saab tulla ja mind aidata. Selle poolest, et ja üleüldiselt Jürtod on nagu olnud inimesed, kes on nagu alati mind algusaegadest aidanud või teinud erinevate asjadega selle poolest. Ja vahepeal, kui mul võib-olla ei olnud kõige helgemas kohas, ma üritasin Jansule pähe määrida AE juhtimist, mida ta konks otsa ei võtnud, ja selles mõttes ma olen ikkagi õnnelik, et võib-olla mitte õnnelik, et ei võtnud, vaid selles mõttes hea meel, et on oli alati toeks ka. Et võib-olla Jürtod on need lemmikud. Sellele küsimusele sa ei pidanud tegelikult tõsiselt vastama, aga nüüd me teame. Kust tuleb Jürtode nimi? Ma kindlasti mõni Jürtodest oskab paremini vastata, aga ma ei mäleta, kus see nali algus sai. Okei, nüüd tuli meelde. Kui te vaatate seda miimi Jürto, siis on sellest üleüldiselt maailma miidist In My Pants, kus on see nägu, ja siis Kei hakkas mingi naljatama, tuligi mingi kivipallur ja siis oli see, et mingi Jürtod ja ma ei mäleta, kellest see algus sai, sest see oli väga algusaegadel. Kas Sven äkki pakkus, ma arvan kõik kuulates, kui sa mäletad seda algusaegadest, see Jürto nalja, siis palun tulete meelde, räägi ka serverist, kuidas see alguses sai. Sest ma mäletan sellest, et see oli selle näoga seotud, see oli kivipallur Jürtoga seotud ja sealt tuligi nagu see Jürto asi. Aga ma ei mäleta täpselt, kes seda alustas või kuidas sai alguses, sest see on väga server algusaegades. Mis on sinu lemmik hobiga seotud mälestus? Esimene mälestus või toredami mälestus, see on raske kokku panna, sest mul on tegelikult neid päris mitu, aga kui ma peaks nüüd
kiiruga või nad korraga välja mõtlema, kindlasti tuleb mul parem vastus hiljem, aga mu pähe löövad oli esimene sünnipäev Jõumaanas, kus oli esimene Serve sünnipäev, see oli hästi tore, siis inimesed olid kokku ja tõesti oli näha, et see kogukond oli kokku tulnud ja see asi oli õnnestunud, see oli tõesti näha seda. Ja teine võib-olla oli esimene suvepäev, mis on isegi võib-olla veider, sest teine suvepäev ei ole mul, aga esimene suvepäevad olid. Sest see tõesti niisugune esimene suur projekt, mida sai veetud ja siis sai näha, kui tore inimestel oli. Ja mul oli ka tore näha, et selleks hetkes ma olin näha ka, et sain aru, et kellega ma saan nagu kindlalt koostööd teha, kelle peale ma saan alati loota ja seal oligi see, et tol hetkel ma sain Virkoga väga hästi tehtud ja ma sain aru, et Virko on nagu mul väga hea koostööpartner, kui ma peaks kunagi midagi tegema ja ta on siiamaani olnud ja ma olen väga tänulik, et ma olen nagu Virkoga tuttavaks saanud. Mis on parim osa ürituste korraldamise juures? Mitte midagi. Mitte midagi ei ole tore. Aga kõik jumala eest tehke. Kõik jumala eest tehke. Okei. Parim osa on see, et sa saad teha seda üritust, mida sa tunned ise, et on puudu. Miks ma turniire teen, on selle pärast, et ma tahan ise seal osaleda ja ma tahan neid üritusi ja ma tahan neid turniiridel mängida. See on selle pärast, ma teen. Siis minu jaoks on alati see, miks ma teen midagi, on selle pärast, et ma tunnen, et midagi minu elus või kogukonna elus on puudu ja mina saan seda muuta. Sest mul ei, vanasti ma surusin rohkem, et tee seda, tee toda, tee seda. Nüüd ma olen ka seda tagasi tõmmanud. Sest see nagu nali on võib-olla natuke sellest asjast juba natuke kaugel läinud ja enam ei ole väga naljakas. Aga minu suhtumine on pigem see, et okei, meil on probleem, kas ma saan seda kuidagi lahendada ja kas see mõjutab mind piisab palju, et ma tahan seda lahendada. Kui mõlemad on johid, ma teen selle asja ära ja ma leian inimesi, kellega teha seda koos. Tänu jumal, õnneks ma olen leidnud nagu Smiti, kellega koos teha ja nüüd on ka Chief Romet on siis ka meiega samas tiimis, kellega ma tean, et ma saan nende inimeste peale loota ja ma tean, kui ma nende inimestega teen, mul on hea tiim, keda me saame üksteist toetada, sest mina teen siis meil on ka, mulle meeldib, kui ma saan tiimis ära jagada erinevad ülesanded. Keegi teeb seda, mina teen teist ja me siis üksteist balansseerime ära, ehk kui mulle ei meeldi ühte asja teha, siis ma tean, et selle inimese meeldib seda asja teha, kus mina olen nõrk. Ja see on see. Ehk kokkuvõttes selle tegemine ei ole tore, aga kui see on tehtud, siis on väga tore. Kuidas on meie väike konnatiik su elu muutnud, kas siis paremuse või halvemuse poole? Ta on väga palju mu elu paremuse poole muutnud. Ma olen nii palju toredate inimestega kokku tuttavaks saanud. Ma olen ka saanud tuttavaks inimestega, kes võib-olla ei ole minu iseloomu jaoks olnud kõige toredamad, aga selline asi on mind väga palju õpetanud inimesena edasi arenema. Ma olen hästi palju õppinud ennast tundma, saama aru, mis mulle meeldib, mis mulle ei meeldi, tänu läbi erinevate kogemuste ja tänu läbi erinevate inimeste tundmise. Ja see on minu jaoks kõige suurem positiivne asi, mis olnud. Ja ma ei kujutaks ette, ma ei oleks seda kogemust kunagi saanud üheski teisest asjast, mida ma oleks teinud. Kui ma oleks lihtsalt jäänud oma nagu tuppa, oma mingi võib-olla leia kuskil midagi, siis see ka kogukond on mind inimesena paremaks teinud ja ma näen läbi aastatega, kui ma mõtlen tagasi, milline ma olin mängija siis ja milline ma olen nüüd ja kuidas mu suhtumine üldse on muutunud inimestesse. Kas on olnud hetki, kus sa enam ei taha hobi või kogukonnaga tegeleda? Neid hetki on palju olnud, aga need hetked ei ole võib-olla ei olnud kogukonnaga seotud, vaid lihtsalt üleüldiselt vaimse tervisega. No selle poolest, ütleme nüüd aastad tagasi, ma ütlen 2-3 aastat tagasi, võib-olla isegi, ütleme, 4-3 aastat tagasi, mu laps on umbes 2-3 aastane, mul oli väga raske nagu selles mõttes, kes teab, mul lapsel on epilepsia, tänu sellele on ka tal nagu selles mõttes raskem nagu, ta on ütleme aasta maast teistest lastest. Ütleme niimoodi, aga algus oligi esimest paar aastat, me ei tea, mis on, arst ei teadnud, kas süüdistati vanemaid, et ta ei kõnni selle pärast, et ise oled süüdi, sina panid kaaslased vales, otsid liiga palju tiimani, hästi palju niisugust asja oli, siis oli niisuguse pingeid palju, raske olukord oli, laps ei hakanud rääkima, laps ei hakanud kõndima, endal olen terve elu depressiooniga võidelnud väga palju, see võimendas väga palju, läks väga tugevaks ja üldiselt oli niisugused hetke väga palju, see hobi on aidanud mul sellest läbi saada, aga niisugused must hetk oli väga palju ja see oli ka, miks ma üritasin Jansule vahepeal ajada seda kogukonna juhtimist, miks ma ei tahtnud nagu, kui hakkasin mõtlema, siis mul oli väga palju ebaõnnestunud projekte, mis ma värvisin, tegin, läks täiesti lappesse, kiirustasin nagu väga halvasti
ja miks on ka paljud armeed, mis on maha müünud, olidki see, et tegi mingi värviskeemi kiirelt valmis, leidsin, et see ei sobi mulle ei meeldinud see, aga siis üks hetk töölt üks sõbranna tegeleb kulturismiga ja ma alati mõelnud, et tahaks trenni teha, aga kunagi ei ole julgenud seda ise sammu teha. Siis ma läksin temaga ükskord jõusaali, ta tegi mingi kava mulle valmis. Kunagi oli siin serveris üks selline inimene nagu Tobias. Ta oli väga vastukarvaline inimene paljudest, aga mulle ta meeldis. Ja tema tegeles ka hästi palju trenniga. Ja siis ma palusingi talle, et kuule, et tead, ma tahaks trenni minna, ma ei julge üksi minna, kas sa tuleks muga? Ja ta tuli ja me läksime koos trenni, tegime trenni, me saime teha, ta näitas mingi asju, aga ta andis mulle sellisel boost'i, et ma julgesin hakkas jõusaalis käima. Ja siis tuli see sõbranna, kes tuli mul kava, aitas ka jõusaalis käia ja nüüd ma olen pea 1,5 aastat, 2 aastat käinud ja see on mu vaimse tervist väga palju aidanud. Ma olen nagu palju vähem on see, kus ma tunneks depressiooni, kus ma tunneks mõte, kus ma tahaks ennast ära tappa. Palju vähem ma salvestan niisugused enesetapu miime endal telefoni. Muidugi need minu jaoks on siiamaani naljakad, aga ma olen leidnud, et jah, neid võib-olla ei saa saata inimestele, sest nende jaoks need ei ole naljakad. Et selles mõttes, et ma olen jah, ja need hetkel oli palju, aga viimastel aastatel on see kogukond aidanud, on see trennis kõige aitmine ja tänu selle kogukonnal olen ka nagu ennast leidnud paremas kohas, kus ma võib-olla oskan elu hinnata rohkem ja ma ei taha siit 5. korruse koha alla hüpata. Kuigi, jah, see ei oleks mõistlik, siis peaks juba 7. või 8. minema. Peale korraldamise võtad sa ka palju üritustest osa. Miks? Kas ma võtan tegelikult? Ma ei ütleks, et ma võtaks väga palju üritustest osa. Ma võtan nendes üritustes, mis mulle meeldivad. Samas, ma ei mõtlema selle, kas ma võtan osa, sest ma tihti peale korraldan neid üritusi ise, millest ma osa võtan. Ja niimoodi... Aga võib-olla oli see, et vanasti ma oli rohkem avatud meelega. Ma olin nõus rohkem uusi asju proovima niimoodi. Ma ei teadnud, see ongi see, et see enes avastamine. Ma ei teadnud, mis mulle meeldib, mis mulle mängude meeldib, mis mulle ei meeldi. Ja siis ma üritasin avastada nagu ennast. Ja siis sai väga palju tehtud ja nüüd ma võib-olla tunnengi see, et kui mingi üritus tuleb ja ma näen see üritus, siis ma saan juba aru, et seal on mulle midagi minu jaoks. Selles üritus ei ole minu jaoks midagi. Vaatad sa mingeid hobiga seotud YouTube'i kanaleid? Fun fact, ei vaata. Ma ei vaata praktiliselt mitte midagi. Ma olen üks vähest, kuna ma ise olen ka teinud seda, seda intervjuu asja, siis ma ise mõtlen ka, et ma praktiliselt ei vaata mitte midagi. Ja viimane asi, mida ma vaatasin, oligi Cult of Painti, kuidas nad ultramarine värvisid, siis ma leidsin natuke sealt videost inspiratsiooni, aga kokkuvõttes ma teen oma asja. Minu jaoks ei ole see, et need videod ei ole minu jaoks huvitavad. Ja nisti peale see, et kui nad on väga clickbait pealkirja asjadega, siis mul on see, et mul ei meeldi vaadata asju, millel on väga hull clickbait vaade tehtud siin YouTube'is. Mul on see, et ma ei viitsi vaadata, värvisin selle armee 24 tunniga. Vau, äge, sa oled nii äge inimene. Ja võib-olla on see, et ma olen leidnud oma stiili, mis mulle meeldib värvida, eriti ma olen näha seda ultramariini ja jeans-siirjetega, et ma olen saavutanud selle hetke, kus mul on oma stiili, kuidas ma tahan värvida, kuidas ma tahan highlightida, kuidas ma tahan teha, nii et mulle meeldib. Ja pigem vaata, üks asi, mida ma vahest kuulan, kui neil huvitavad osad, on Borehammer. See on lõbus, nad teevad üks lõbus asju, need ei tee mingi värviga seotud asju, need lihtsalt taustaks mõnus möla, et niimoodi lõbus asi ja pluss mulle meeldib ka see, et neil on väga hea keemia oma vahel, mis mulle meeldib vaadata. Aga enamasti jah, hobi mõttes ma olen outsider ja ma ei hooli üldse, mis teised teevad. Ja sinna alla käivad ka igast battle reportid ja siuksed ideed. Jaa, sest tihti peale nad on üpris halvasti tehtud. Ma vaatan vahest Wargames live'i, aga miks ma tihti ei viitsi vaadata on sellepärast, et ta kahjuks on Ameerikas, mis tähendab seda, et ta on keev ja maastiku peal ja siis see stiil, kuidas nad mängid, on hoopis erinev. Ma vahest üritan vaadata näiteks 6++++, aga neil on ikkagi see, et kui nad TTS-is filmivad ja 2 mängijat nagu samal räägivad, siis ei ole niisugust head ülevaadet, mis seal toimub. Hiljuti vaatasin ka Vesla nagu seda striimi, mis oli sellest Saitama turniiris, kus me oma Läti vennad mängisid, tuttavad inimesed minu jaoks. Siis ma vaatasin, ei ole nagu huvitavat, Wargames Live'i vend nagu teeb väga huvitava selle asja, mida teeb see mängu huvitavaks, kui midagi põnevat ei toimu, siis ta räägib lihtsalt juttu, aga samas see maastik on minu jaoks erinev, ehk ma nagu väga ei õpi midagi sealt, et see on nagu, siis ma tahan tihti veel õppida, et kuidas sa selle armeed mängid,
kuhu sa sinna paned, et sa panid sinna, okei, miks sa seda tegid ja niimoodi. Kas sul on mõni lemmikvärv või värvimistehnika? Lemmikvärv hetkel mitte, aga tehnika küll. Mulle meeldib väga svammiga tupsutada. Kui olete näinud mu ultramariine, siis kõik on svammiga highlightitud ja mulle meeldib see stiil, kuidas ta lööb selle sinna peale. Ehk ma ei pea, kõigepealt ma ees highlightin ära, aga ta on täiesti suvaliselt mingid vahed jääd sisse ja ma ükskõik. Aga ma saan svammiga teha niimoodi, et ma ei pea pingutama, et kui läheb valesti, ma ei pea muretsema selle pärast. Et ta jääb väga huvitav, samas nagu kulund, aga samas nagu lohakas välimus, mis annab kokkuvõttes väga vinge stiili. Sest kui sa ees highlightid ja sa teed valesti, siis minu jaoks on väga raske seda parandust teha, sest näiteks ultramariini puhul ma olen teinud ta tumesiniseks, siis ma olen airbrush'iga highlightid teda, siis ma olen õlikihi peale teinud, et seda sinine muuta, nagu see airbrush'i on kõik kokku tuua, et ta jääks välja nagu airbrush'itud oleks. Ja siis ma olen seda shadeinud ja kui ma peaks nüüd hakkama parendama sinist, mul ei ole võimalik seda teha, sest mul ei sõuda seda stiili enam luua. On sul kuulajatele nippe, et kuidas efektiivsemalt ehitada või värvida? Sest ehitada sulle ei meeldi. Ehitada mulle ei meeldi. Ehitamise puhul on just see, et tehke oma moldline'id ja võtke need tükid küljest ära, tehke need puhtaks. Kui mudel on puhas ja see on värvimise väga hästi näha, kas sul on seal moldline peal või ei ole. Ehitamise puhul ainuke asi on see, et kui sa tahad head lihtsalt baasi teha, osta tekstuuripastat kunstipoest, pane see peale värvi ära, sa saab väga lihtsalt ja väga kiiret efektiivse baasi teha endale. Ja ääred tuleb ära värvida. Ääred peavad olema värvitud. Soovitavad mitte mustaks. Must ei näe ilus välja. Ma tean kedagi, kes on väga teist arvamust. Ja ma tahan seda boxing matchi nüüd näha. See inimese arvamus on vale. Kuigi jah. No ja ma saan aru musta nagu omaduses, miks see võib olla, aga minu jaoks on see, et ta lihtsalt ei anna nagu head kontrasti selle baasiga. Kui see just ei ole mingi väga ele baas, et siis võib-olla ma näeks seda, aga tumepruun või ikka nagu huvitavam värve, minu jaoks palju huvitavam, sest ta annab nagu, ta toob nagu selle laua pealt selle mudeli välja. Aga värvimiseks kasutage õlivärve, eriti shadeimiseks, see säästate nii palju aega, kui sa õli kasutad asju. Ja näiteks ultramariini ma teen seda serva shadeimist, kus ma panen natuke servadesse ja niimoodi, et ta läheb laiali. Aga siiski, et näiteks ma tõmban kõik selle shadein selle peale, kõik värvi mudeli üle täiesti ükskõikselt, aga versus tavalise shadeiga, mis on akrüülbaasil, ta ei jäta neid paksu nagu neid tilkasid või kuidas ütleks nagu pool. Poole jah, nagu ta ei pooli kuskil ära. Jääb, ta jääb natuke tumedam, aga ta ei ole nähtav ja mina näiteks ei eemalda seda. Et ta teebki, mis ongi selle eelis, see, et see kollane, mis ma kasutan, ta teeb selle tumedamaks, ta muudab natuke oranžikamaks selle ja siis ta ongi see, et ma ei pea vaeva nägema sellega, et teda puhastada pärast, ma ei pea vaeva nägema, et teda korraks shadeida või lihtsalt kõik mudelid lihtsalt käin üle, boom, ta on valmis. Ja üldiselt õlivärvid on lihtsalt kasutada, nad ei ole kallid, kui see pikas perspektiivis vaatad, sest ma ostsin mingi 4 aastat tagasi korralikud õlid ja ma kasutan siiamaani ja ma ei ole ühegi tuubil poole peale jõudnud. Nad kestavad nii metsiga kaua. Ja kui sa muretses, kui sul lõhn nad käirib, siis osta kunstipoes seda White Spirit, ma ei mäleta, kuidas eesti keeles oli, või kui väike lõhn ei häiri, minu osta ehituspoes saad mingi liitri, saad mingi 3-4 euroga ja see kestab sul väga kaua. Ja ainuke asi, kui ostate õlivärve, ärge oskate neid kõige odavamaid, mis on nagu student grade, vaid oska niisugused korralikumad. Kui te ei tea, millist, kõige lihtsam AT Lung 502 osta. Tellige neid, need ongi mõeldud nagu selle jaoks nagu juba kiirelt, nad ongi mõeldud nagu meie suguste inimeste jaoks. Millised on su lapse ja elukaaslase arvamused meie küllalt imelikust hobist? Ta ei hooli üldse. Ma mäletan, kui ma alguses näitasin talle see, et kuule, vaata, ma värdisin mudeli ära, see on nii äge ja vinge, et mis sa arvad? Vaja mudeli käes, vaatab, jah, täitsa okei, täitsa kena. Ta on nii, ma olen mingi 6-7 aastat teganud, et tal on nagu nii sügavalt ükskõik sellest, ta ei saa aru sellest. Aga vaata, see ongi tore see, et temal on oma hobid, minul on oma hobid ja meil ei ole kunagi seda muret olnud, et ma raiskan nii palju või nagu miimid liiguvad. Sa raiskasid nii palju selle mudeli peale asjadele. Tal on ükskõik, jumala eest, tee, mis tahad. Mul on see, et nagu, kuna ma natuke värvi nüüd ja ma vaatan oma sarja nagu anna minna. Et selles mõttes see ei ole tema jaoks ja see on täiesti okei. Ma ei hakka seda tundima ka.
seda, et peaks tegema. Laps vahepeal küll proovib, vahepeal tuleb jälle tuju värvida. Et kes teavad, siis nende vahepeal ma küsisin, kas inimestel on mingi vanu värv üle, mida ma saan lihtsalt lapsele anda. Inimesed saatsid mulle põhimõtteliselt suure kotitäie värve ja mu laps värvi nendega. Ta vahepeal tulebki, näeb, et mind värvis. Issi, ma tahan ka värvida. Anna mingi vana enda mudel, plätserdab seal, kallab välja nagu täiega, ikka mõnuga välja. Siis vaatan, aga need on kõik niisuguse värvi, mida tegelikult inimesed ei tahtnud, mina ka ei taha kasutada neid ja mul ei ole kahju talle lihtsalt anda plätserdada ja talle meeldib vahest seda teha. Mis mudelid ta lemmikud on? Talle lemmikud need, mida ma annan talle. Ta on mingi vana Funko Pop seal, mida ta värvib nagu mingi miljon kihti üle ja suvalist asja, mingi McDonald's, mingi mänguasi, mingi Minions asi ja lihtsalt andsi kätte, näeb värvi, anna minna, natuke suurem ka talle lihtsam hoida. Ja kallis kuulaja, kui sina saatsid mulle värvi, ma tahan öelda suur aitäh sulle, need on mu lapsele väga meeldinud, et ta on väga õnnelik nende üle. Aga rohkem pole vaja, et kes tahab veel saata, et ei ole vaja, mul on suur kotitäis värvi ja mul ei ole piisab küll. Ühesõnaga GW plastmassi ei anna näppu ja see on liiga kallis. Ei, ma olen andnud küll talle, aga vaatan, see on see asi, see on väiksem ja seal, kui sa paned ikka mingi 5 kihti peale, siis ta on lõpuks nagu detailsus ka peale. Ta on lihtsalt pigem see, et ta tahab lihtsalt plätserdada. Tal ei ole nagu tähtis, mis see kunst tuleb või niimoodi asi ja nii. Üks väga hea nipp, mida ma nende värvidega on saanud, et väga hea oli munade peal neid värve kasutada munade värvimiseks. Väga hästi katavad. Sööd kaua seda muna pärast? See on krüür välja. Sa koort sööd või? No kogemata ikka. Ma ei söö, ja ma kogemata koort ei söö, aga you do you. Kuidas sa tavaliselt oma hobi neile kirjeldad, kes sellest muidu ei tea? See on väga hea küsimus, sest ma küsin keda ma intervjuurid sama küsimus, sest ma olen väga halb selles. Ma olen väga-väga halb selles. Ma olen töötatud, vahepeal töökaasad küsivad, mis sa teed ja niimoodi ma üritan seletada ja ma saan aru, ma olen nii halb seleta. Näe, siin on need mudelid, sa paned nad kokku, sa värvid nad ära, okei. Ma ei oska seletada seda hobi inimestele, mida ma teen. Et ma olen kohutavalt halb selles ja siis ma üritangi ka teistest inimest inspiratsiooni saada, kuidas ise paremini seletada. Mis hobinõu sa annaksid mineviku Tommile? Ja miks see nõu oleks kaus? Kaus? Nõu. Mis kaus? Nõud. See oli pun. Okei. Cool. Mis nõu ma annaks enda et alusta jeansilettega kohe. Ära kuula teisi, et see on kallis, see on too. Alusta sellega, mis sul meeldib. Ma väga läksin selle peale, et mis oleks odav, mis oleks nagu lihtne alustada niimoodi. Alusta lihtsalt seda, mis sulle meeldib välimuselt. Ja see on üldse ka minu nõu tihtide inimestele. Ära kunagi alusta seda, mis on odav alustada. Alusta seda, mis mudelid sulle meeldivad, mis välimuselt sulle meeldivad. Või mis maailm sulle meeldib. Näiteks ka see, mis on siinsirjad, ongi nii hingelähedased, on see kogu see maailm või kuidas nad tegutsevad. Sul on 10-meetrised superinimesed, sul on mingi Terminaator robotid ja siis on sul Mati põllu pealt, kes tuleb oma kabjaga, tuleb lihtsalt mingi maailma üle võtma. Aga see on nii äge. Lihtsalt suvaline vend tuleb lihtsalt mingi hargiga tuleb, et lähme, let's start a revolution. Alguses sa rääkisid ka, et sa ei tea täpselt, et miks sa siia hobi juurde jäid, kui see algus oli niivõrd raske. Kui nüüd rohkem mõelda selle peale, siis mis sa arvad, miks sa nagu oled ikkagi jäänud siiamaani tegeled selle hobiga? Mis need konksud on, mis sind hoiavad siin? Ma arvan, see on autism. Lihtsalt. Aga jah, selles mõttes, ma arvan, selle suurimaks konksuks ongi jäänud see kogukon. 9. ma tundsin ka tihti peale seda, et need turniirid, mis tehti, oli väga toredad, aga nad ei ole ka tihti peale, ma tundsin midagi puudu. Et tänu sellele, et nüüd olen leidnud Schmidti ja Roometi, et nüüd on need turniirid, mul on eesmärki, mille nimel ma tahan neid ehitada, värvida ja see kogukond on väga tore ja ma näen, kui toredad inimesed teevad ja kogu see keskkond on nii positiivne. See on see konks, mis mind hoiab siin. Ma saan teha, mis mulle meeldib ja see inspireerib teisi inimesi ja nemad inspireerivad mind tegema. Ma arvan, kui see kogukonda ei oleks, ma ei usu, et ma oleks selles hobis edasi ka. Kujuta ette, et ma olen Great Old Lauri, kes annab sulle 3 hobisoovi. Mis need soovid oleks? Üks on väga lihtne.
ma tahaks oma klubi. Ma tahaks põhimõtteliselt nagu oleks Joe Mana, aga lihtsalt sõjamängude jaoks, kus on nagu põhimõtteliselt, vist Leedus on see Leedus on see klubi, kus inimesed jätavad oma armeed sinna ja kui näiteks mingi üritus või turniir toimub, näiteks meie mehed tahavad minna World Team Championshipile, nad saavad minna klubisse ja öelda, et okei, mul on seda mudelit vaja, ma võtan siit selle mudeli, ma võtan selle mudeli, ma ehitan selle ideaalse armee, mis ma tahan, et kõigi mudelid on seal, me jagame omavahel mudeleid, me saame laenata alati kui vaja, et niisugune tõeline kogukond. Kuigi see kahjuks ei ole realistlik, sest jõumaanaga põhimõtteliselt toimib ainult nende kaardimängijate ja lauamängurite pealt, kes raha piisavalt annetavad. Mabrik ka toimib see ka samamoodi sama asjade pealt, siis sõjamängurid kahjuks lihtsalt ei ole võimalik rahaliselt lihtsalt välja tulla. See oleks mu grand dream, et meil oleks tõeline sõjamänguklubi. See oleks minu suurim unistus. Teised 2, mul väga ei ole. Üks asi, okei, see on mu teine soov. Kogu turniiri maastik oleks värvitud. Ma vaikselt liigun sinna poole, ma olen väga tänulik Kristjanile, et ta kogu aeg nõus, et iga paari kuhu taga tulen jälle, et Mr. Kristjan, palun värvi see 2 setti veel ära, et sul on nii ilus töö ja lähen nüüd, et Kristjan alati, et ma ei tea, et ilmad on üks, ma nagu palun, nagu kutsika silmadega lähen ja siis Kristjan kuidagi alati jälle murdub ja jälle värvi ära, siis ta praegu värvib ka, mõne on väga tänulik, siis ta veel ei tea, et ma tahan tegelikult mul on endal 3D prinditud oma, mis ma tahan talle mingi pakkuda. Siis mul ei meeldi maastikku värvida, mitte üldse. Aga jah, et kunagi oleks meil see terve maastik oleks kõik värvitud, et see on nagu see. Ja miks Smiti mul vahepeal siin vingub, et miks me seda 10 punkti nagu nõuame, et kui sul armee värvitud, siis 10 punkti turniiril ei saa, sest tihtipeale suurtel turniiridel väga suurte turniirides ei loe, inimesed tulegi värvimata mudelitega, siis minu jaoks on see, et mina tahan, et me oleme väike kogukond, et meil oleks mingi standardid, et me oleks paremad, et kõik tuleks värvitud armeedega mängima, kas või battle ready, näiteks kui sa käisid ka seal viimasel Segmentu Reval turniiris, George'il oli 3 värvi ainult, aga see oli nii efektiivselt tehtud, et see nägi väga ilus välja ja ta sai oma battle ready punktid. Ja kolmandaks sooviks, teeme suure soovi, et ae läheb edasi, ae läheb hästi, isegi kui minuga peaks midagi kunagi juhtuma, mina midagi põlema panen, siis ae läheb edasi ja see kogukond jääb edasi ja kasvab ja on tore. Kuidas sa hindaksid oma podcasti kogemust 10 palli skaalal? 1 on väga halb, 10 on väga hea. See 70. Ei. Ma palliskaalal ei pane, mulle ei meeldi see, ma olen kunagi, kui ma sain vahepeal paar kuud Elisast söödata ja siis seal oli ka nagu inimesed saatid see tagaside ja siis oli see, et 89 on hea, 10 on hea, väga hea, 7 on juba halb, sest inimesed hindavad pigem niisugused kõrgemas skaalas ja siis minu see skaala oli väga nõme, et nagu kuidas hindame, inimene oli 7, kirjutas nagu kõik on üli hästi, väga tore inimene oli skooriks 7 ja siis see, et ülemus rääkis, et miks sa nii halva skoori said, et teeb paremini äkki või? Ja see oli väga ebameeldiv, et peale seda mulle palliskaalad nagu väga üldse ei meeldi enam. Aga ma ütleks niimoodi, et see on ülimalt positiivne kogemus olnud. Mingi hetk ma arvasin, et ma rohkem ei tee. Ja siis ma tegin veel. Ja siis ma sain aru, et tegelikult hakkas väga meeldima. Ja siis, kui me tegime sinuga selle psühholoogia teemalises podcasti, siis ma sain aru, et okei, ma tahaks veel teha ja ma tahaks võib-olla erinevaid teemasid teha asju. Ma tahan, mulle meeldib rääkida inimestega, sest mul on väga huvitav kuulata, mida inimesed teevad, kuidas nad teevad ja sinuga klikkiski ära see, et ma tahan teha ka teemad, mis mind ennast huvitavad ja mind väga ei morjendu, kui inimesi ei kuule seda, siis minu jaoks oli huvitav, ma sain rääkida teemast, mis mind huvitas. Ja samamoodi, kui sina tulid selle mõttega, et kuule, et sa tahaks ise teha, siis ma nagu, et aga miks mitte? Mul oleks ju tore teistele ka võimalus anda, et 10 palli süsteemis ei anna, aga mulle väga meeldib ja mulle väga meeldib, et meil on kindel kuulajaskond tulnud, kes iga kord kommenteerivad ja räägivad sellest osast, sest minu kõige rohkem rõõmu teeb see, kui inimesed räägivad sellest osast, mis me tegime. Räägivad hobikavast asja, mis neile meeldis, mis neile ei meeldinud. See teeb mu hingele alati rõõmu, sest ma tean, et inimene kuulas ja ta hoolis piisavalt palju, et seda osa kommenteerida. Ja see motiveerib mind kõige rohkem veel tegema neid osasid. Kui läheb mingi kui läheks mingi 2-3 osa, kus keegi ei ütleks mitte midagi,
ma arvan seda, ma enam ei teeks ka, siis ma saaks aru, et ma ei saa seda hingeenergiat, ei saa teistest inimestest ammutatud enam. Sinu julgustuseks ma võin öelda, et mis see statistika oli, et 90% podcastidest ei jõua 3. episoodist kaugemale. Päriselt? Ma ei ole seda uurinud. Jah. Seega sa oled juba midagi saavutanud. Ma olen päris uhke nüüd selle enda üle. Tubli Toomas. Ei, tubli Lauri. Aitäh, Lauri, et sa minuga täna liikusid. Aitäh kõikidele kuulavatele Lauridele. Ja nüüd ongi Lauri kastis.